No nii, nüüd läheb põnevaks. Mul on siin järjekordne pakk. Ja see pakk sedakorda, kui te arvate, et see on AliExpressist, siis te eksite. Kui te arvate, et see on Temust, siis te eksite ka. See pakk on Moskomotost. Moskomotost. Mis siin pakis on ja miks mul on Moskomoto pakk? Seda kohe vaatab ja sellest kohe räägib. Aga sellel on väike eellugu. Nimelt on mul paagikott. Täitsa tore paagikott. Sain selle kuskilt Luisist või? Jah. Mõistliku hinnaga. Mingisugune, ma ei tea, 35 euri oli äkki või midagi sellist ja 9 liitrine käib rihmadega. 9 liitrine. 3 liitrine käib rihmadega paagi külge ja täitsa ajab asja ära. Saab veekindla katte peale panna ja käisin sellega eelmisel aastal Läti-tätti tegemas ja suvi läbi sõitsin sellega. Täitsa mõnus. Et ei pettunud. Aga hakkasin siin vastu kevadet mõtlema, et äkki võiks kuidagi oma paagikotti ka upgrade ida. Hakkasin uurima, et missugust paagikotti siis võiks kasutada CRFL-il ja leidsin sihukese koti, väga palju kasutajaid on, soovitatakse nagu Tasky Olympus Mini. See on sihuke 4,5 liitrine, neil on ka mitte mini variant siis, aga see on veel suurem, see minu meelest jääb natuke suureks selle ratta peal. Ja see mini tundus väga mõnus. Veetsin siis tükk aega, et vaadata, kus ma selle koti saan ja paraku selgus sihukene värk, et seda mini Euroopas keegi ei müü. Mina ei leidnud, et keegi müüks. Nagu guugeldasin ja proovisin ja ei saa. Amazonis saaks mini siis selle Olympuse või eBayst. Ja sellega on niimoodi, et see maksab kuskil 100 eurtsi, ütleme suurusjärgus natuke alla või natuke üle sõltuvalt müüjast. Aga kui sa nüüd lisad sellele tollimaksu ja ka transpordi, siis selle hind tuleks, ma saaksin selle koti kätte kuskil mingisuguse 160 euroga. Ja seda tundus mulle, et ega mul seda kotti nüüd nii väga vaja ei olegi. Et töötab see 3 liitrine ka ju. Aga ma igaks juhuks panin siis, otsisin foorumitest otsisin ja Facebookist, et missugused alternatiivid oleks sellele Olympus Minile. On ka nendel samasugune kott enam-vähem on AliExpressis mingisuguse naljarahaga või ütleme mingi 20 eurtsaga siis saab kätte, aga ta on nagu, ta ei ole väga hea koopia, ta on natukene suurem ja niisugune jättis siukse, ei jätnud head muljet. Et see ei läinud arvesse minu jaoks. Aga siis ma jõudsingi siukse tootjani, ma teadsin neid muidugi varem ka, aga siis ma jõudsingi siukse tootjani nagu Moskomoto. Legendaarne, väga kvaliteetne, aga samas ka nagu, nüüd võib vist öelda, et väga kallis bränd. Aga siis ma vaatasin, mis neil pakkumisel on. Neil on paagikotti igasuguseid. Alates kõige väiksemast 1 liitrisest kuni kõige suuremani Nomaxini, mis on 7 liitrine. Ja 1 liitrine jääb minu jaoks liiga väikseks. 7 liitrine on liiga suur, see meenutab seljakotti, sinna käib ka veepaun sisse.
aga sinna kuskile nende vahele jääb siukene vahva paagikott neil nagu Gnoom. See on 5-liitrine ja mis ta nagu eriliseks teeb või nagu teistsuguseks, mis mind nagu veenis, et ma peaksin selle ikkagi võtma, oli see, et sinna Gnoom paagikotti selle juurde käib ka 1,5-liitrine veepaun. Et ma ei olnud ikka veel otsustanud, aga siis ma võtsin kätte oma seljakoti, kus on ka veepaun sees. Panin selle vett täis ja kui ma selle kätte võtsin, siis ma tundsin, et see on ikka päris raske. Ja pealegi selle veepaunaga mul oli nagu nii siukene teema, et ma juba mõtlesin ta väljavahetamise peale. Sest et iga kord, kui ma kummardan, see kott seljas oli sisse, et voolikust vett voolas ja olin nagu nii mõelnud, et tuleb välja vahetada. Ja pealegi, kui ma olin selle koti kätte võtnud ja küsinud endalt, kas mulle meeldiks see raskus, mis mul seljas on, asetada hoopis paagikotile, et ma ei peaks midagi seljast tassima. Sest ratta suhtes ju ei muuda mängu, et kas raskus on mul seljas või enda paagikoti peal, et ikka sama palju seda raskust seal ratta peal. Ja see saigi määravaks. Mul oli nagu nii vaja uut veepauna. Ma tahtsin raskust oma seljast ära saada ja ma tahtsin upgrade'ida oma paagikotti. Ehk siis neid 3 punkti arvesse võttes tegin ma südame kõvaks, rahakotirauad lahti ja tellisin Gnoom paagikoti. Selle hind on Moskomoto kodulehel 201 €. Aga kuna neil on ka Euroopa esindus olemas, siis mingisugust lisatollimaksu selle pealt maksma ei pea ja ka transport alates 200 € on Moskomotost siis nagu tasuta. Ma sain ta kätte siis leti hinnaga. Ja see meeldis mulle märksa rohkem kui see variant, et okei, kott on küll siukse hinnaga, aga lihtsalt õhku pead veel maksma transporti ja tolli ja see mulle ei meeldinud. Aga nüüd aitab sellest pikast jutust ja vaatame, mis siin siis pakis sees on. Ma loodan. Ma olen näinud YouTube'i videodes, et siin on ka kleepsud sees. Ma loodan, et kleepsud on alati väga olulised ju. Et teeme selle paki lahti. Ta on mul siin seisnud juba, ma ei tea, 2 nädalat kodus. Ma ei ole saanud filmida. Aega pole olnud, et siis nüüd siis teie ees avan selle paki lõpuks. Ja. Nii. Ta-da-da. Ja. Nii. Kaamera kuskil. Paberid. Kleepse ei ole. Fuck. On mingisugune hoopis ma ei tea, mingi instruktsioonid või mingi Tough Gear Hard Travel. Mingi reklaamibulletin. Okei. On arve. Ja siin on kott. Ma tellisin siukse rohelise.
näeb, see ei ole see suur pettuvus. Okei. Nii. Siin ta on. Hops. Siin on kaasas nipukad selle rihmade kinnitamiseks siis ratta külge. Pabereid, nipukad ja pott ise. Tonotiiti natukene. Tonotiit väga hea kraam. Nii. Ja selline ta on. Esmamulje on väga äge. Ma kartsin, et ta on suurem. Tegelikult on ta täitsa mõnus pisikene. Lukud on UKK, jah, korralikud lukud. Nii siin sees. Siin ma tunnen on vihmakate, millele saab ligi siit kaudu. Siin ta on. Hops. Peale tõmmata, kui on koledamad ilmad. Gnoom logoga. Et jaa, veekindel ta ei ole. Aga ta on suhteliselt libe materjal. Vett hülgav on ta kindlasti. Et iga piisa pärast ei pea pabistama. Annab siit koppida. Nii, siin on voolik, isoleeritud voolik, saab kohe paagi pealt vett juua. Aga ma ütlesin, et see oligi põhiline argument minu jaoks, et ma saan oma vee seljast ära ja saan siia sees. Siin on mingi väikene võrguga tasku, ma ei tea, mis siia mahub, midagi väikest. Siin on väikene karabiin, võtmete jaoks näiteks. Üks selline kas mingi dokumentide või kaardi jaoks või passi jaoks. Iganes kummiga saab siit ka mingid asju siia alla panna. Siin on 2 kummi siia saab panna, ma ei tea, pastaka, why not, või näiteks rehvirõhu mõõtja või mida iganes, või äkki isegi multitüüli tõsib siia vahele. Siin üleval on veel üks väikene tasku, suhteliselt väiksed taskud on ja suhteliselt vähe ruumi on siin sees, tuleb tunnistada. Aga samas piisavalt, et ega sa ju ei taha sama paagivõtti üle koormata mingi jamaga. Et siukse käepärase nipet-näppe jaoks, noh, siin on, paned siia GoPro patareid näiteks, miks mitte, hops, telefoni mahub ka siia sisse laadin panna. Mis on võib-olla oluline info on see, et siin ei ole eraldi auku selle jaoks, et siis laadimisjuhe läbi tõmmata. Aga seda saab lahendada, kuna siin on kahepoolne
kahepoolne lukk, et saab tekitada augu siis siukse koha peale, kus see juhe läbi tõmmata, et sellega ei ole probleemi. Siin on kompressioonirihmad, et selle saab, kui ta tühi on, saab ta veel kokku tõmmata väiksemaks. Käe otsast asjada seda maha võttes ratta pealt. Veel üks kompressioonirihm. Nii, ja mis tal veel on, ma tean, on see värk, et siin all on ka rihmad mõlemal pool. Ja nende rihmadega saab siis, põhimõtteliselt saab sellest tekitada vöökoti. Paned selle ümber vöö endale, kui ratta pealt maha tuled, või siis viskad ümber üle selja. Et siukene funktsioon on tal ka. Mulle kinnitus, millega saab siia veel mingeid asju panna, kui on vaja. Ja üldiselt jah, materjalina tundub, et on väga mõnus ja vastupidav. Moskva annab ka ju mingisuguse põhimõtteliselt garantii. Kui siin lihtsalt midagi rebeneb niimoodi, et siis nad hüvitavad selle. Et nad usaldavad selle kraami, mis nad teevad. Ja siin on rihmad siis, et see läheb ümber sealt paagi eest läbi. Ja need lähevad siis rataste külge. Et vaatame, kuidas see installimine siis välja hakkab nägema ja kuidas ta paagi peal istub.